et ma nii Afganistanis kui Iraanis teda tõesti nagu tõsiselt otsisin. Kuidas te otsisite teda? Kuidas te otsisite? Küsisin inimeste käest. Nad ei teadnud? Ei nad kõik naersid mulle. Mina ei saanud aru, miks ja nad rääkisid mulle täpselt seda juttu kõik, et miks peaks... Nad ei saanud tõsi meil uskuda, et Osama bin Laden üles leiate ju? Ei, nad isegi uskusid, et ma otsin teda, aga nad lihtsalt rääkisid, et sellist inimest ei eksisteeri. Ja kui ta eksisteerib, siis ta kindlasti ei ole Afganistanis, ta kindlasti ei võitle Afganistani ja Iraani huvide eest, vaid... See on Ameerika vandenõu? Ma ei tea, kas vandenõu või mitte, aga ta kindlasti ei võitle Afganistani huvides, see on fakt. See on ka see sõnum, mis sa lähed edastama Tammsaare... Ma võtsin ühe pildi kaasa, mis on ühe sõbra pilt, mis sõber, aga lihtsalt üks tüüp, kes kutsus mind nagu sisse. Teheranis kuskil saime kokku tänava peal. Ta viis mind mingisugune kuskil 10 kilomeetrit teemale. Ma ei saanud aru, miks lihtsalt sellepärast, et oma perekonda ja oma kodu tutvustada. Need on äärmiselt sõbralikud inimesed seal ja minul on konkreetselt, ma tunnen nagu vastutus sellest. Esiteks nende inimeste eest, teiseks ma tunnen vastutus Eesti inimeste eest. Ma tunnen häbi selliste inimeste eest, kes on sellised, eile panin 3 Afganistani talumest kastile. Väga hüva värk, mustad habemed maani. Panin pagu ära, USA püssiga. Siuksed vennad, Afganistanis. Ma olen Eesti sõdur, väga hüva venna. Ja siis ülejäänud on sellised vennad. Las tulla, mis seal siis ikka? Võib-olla pärast tulevad muidu Vene tankid või midagi, et parem lähme oleme seal Iraagis, aitame ameeriklastel vallutada, et siis võib-olla venelased ei tule meile kallale. Aga kas see, kui sina oled kõige vastu ja... Ma ei ole kõige vastu, ma olen vägivalla vastu ja mõttetu see arguse vastu. Ma ei saa lihtsalt aru sellisest asjast. Ma ei saa aru, kuidas saab olla niuke variant, et 31-aastane Taavi hakkab tegema mööda sõitu ja sõidab otse vastu mingisuguse mootorratturile. Tegelikult on täna veel rühmitusi, kes protestivad lisaks sulle. Taavi, ma saan aru, kui see oleks mingi 82-aastane leida. Minu arust Eestis ei ole normaalsed mehi, vaid mingisugused eided, kes on naiste talla all ja see ongi kogu Eesti probleem. Kalev, aga kas sa tead seda, et me viime suga intervjuud praegu läbi siin kahekesi sellepärast, et teised protestijad, kes on anarhistlikust liikumisest Puna-Must ja Prosakovi nimelisest rattuühingust, ei ole nõus sinuga ühe laua tahistama? Ma ei tea miks, sellepärast, et ma olen neile korduvalt ütelnud, et see on meie ühine nagu